Põhja lahingugrupp on kokku pandud Tallinna, Harju, Rapla malevates moodustatud sõjaüksustest kokku 1000 ringis võitlejat. Pühapäeval toimus allüksuste formeerimine, Tallinna, Harju, Rapla malevad siis kogunesid kokku, moodustasid autode kolonnid ja suundusime keskpolügoonile, kus keskpolügoonil esimene jalaväebrigaad treenis oma üksusi kokku. Ja näiteks meid ründasid Scoutspataljon ja liitlaste pataljon ning meie olime siis Kalevi jalaväepataljoniga. Kalevi pataljon andis meile lahinguasutuse üle, meie blokeerisime vastase ning Kalevi pataljon siis oma sisusoomukitel teostas vasturünnakut. Ja kuna brigaadiülem jäi rahule, et üksused on kokku treenitud, siis nüüd esimene jalaväebrigaad teise jalaväebrigaadi vastu. Teise brigaadi koosseisus on hästi palju liitlasüksusi ja ka esimene jalaväebrigaad on oma orgaaniliste üksustega pluss siis Põhja lahingugrupp. Ja kuna esimese jalaväebrigaadi koosseisus liitlaste pataljon, tema töökeeleks on inglise keel, siis ka Põhja lahingugrupp peab suhtlema kõrgema staabiga inglise keeles, et vabatahtlikud, kes sellega iga päev kokku ei puutu, see on päris suur väljakutse. Allapoole kompaniitesse suhtleme ikkagi eesti keeles ja seni tundub, et selle 1000 mehe juhtimine, majandamine, ühes suunas liikuma panemine eesmärgipäraselt on läinud üle ootust hästi, et ma olen täitsa rahul. Kaitseliitlaste moraal on alati hea, loodame, et riigikaitse muutub selle läbi üha tugevamaks ja paremaks.